Harjutus, intressi ja viivise arvestus. Tabeli andmeid sisestades peavad olema kõik andmed omaette lahtrites. Saldo seisuga tekitatakse kuupäev valemiga, mis kuvab alati dokumendi avamise kuupäeva. Kui tabelisse sisestatud kuupäevad ei ole sellise vormistusega, nagu need peaksid olema, siis sai seda muuta valides kuupäeva lahtri peal hüpikmenüüst Vorminda lahtreid ehk Format Cells abil. Vasakult menüüst peab olema valitud vastav kategooria ning paremalt poolt tuleb valida sobiv andmete esitamise tüüp. Kuupäevades võib olla vormistuse erinevusi selles, et kas aastaarv on esitatud 2- või 4-numbrilisena ning kas kuupäev on 1- või 2-numbrilisena. Tabelis olevad tulpade pealkirjad tuleb vormindada selliselt, et need mahuks ühte lahtrisse ära. Selleks tuleb pealkirjade peal valida hüpikmenüüst Vorminda lahtreid ehk Format Cells ning ülevalt valida sakk Joondus ehk Alignment ja sealt teha linnuke rakenduse murra tekstiridu ehk wrap tekst ette. Veergu makstav summa moodustatakse if-funktsioon. If-lause esimesse lahtrisse moodustatakse tingimus, mis kontrollib, kas tegelik makse kuupäev on väiksem või võrdne tagasimakse tähtajaga. Teise lahtrisse moodustatakse valem, mis arvutab tagasimakse suuruse. Kui tingimus oli täidetud, ehk tegelik makse kuupäev oli väiksem kui tähtaeg, ehk maksti tagasi enne tähtaega. Kolmandasse lahtrisse moodustatakse valem, mis arvutab tagasimakse suuruse, kui tingimus ei olnud täidetud, ehk tegelik makse kuupäev oli suurem kui tähtaeg, ehk maksti tagasi peale lubatud tähtaega. Valem arvutab sellisel juhul iga ületatud päeva eest veel lisaks viivise protsenti laenusummalt. Et tehtud if-lauset saaks kopeerida allapoole, siis selleks tuleb muuta teatud pesa-aadressid absoluutseks. Kuna laenu saajast sõltumatud on intressimäär ja viivise protsent, siis neile osutatavad pesa-aadressid tuleb muuta absoluutseks. Viimasesse tulpa tekitatakse valem, mis lahutab tegelikust makse kuupäevast tagasimakse tähtaja. Tabelit vormindades peab jälgima, et veergude laiused oleksid piisavad, et kõik andmed ja kirjed mahuksid lahtritesse. Pealkiri tuleb viia tabeli keskele. Vastavad kirjed tuleb muuta rasvasesse kirja ning tabel tuleb korrektselt raamida ning joondada. Sellisel kujul tehtud ülesanne on valmis.